Tere tulemast minu kanalile! Mul on nii hea meel, et oled mingil viisil tee siia leidnud. Minu nimi on Liina. Ma olen 2 imevahva lapse ema, elukaaslane ja tervisliku eluviisi entusiast. Aastaid tagasi maadasin aga ärevuse käes. Olin kergesti mõjutatav ja tundsin liigagi tihti, et kogu maailm on minu vastu. Kuniks avastasin ühe lihtsa tõe. Teadmised muudavad elu. Olen lugenud mitmeid raamatuid, kuulanud maailma tippspetsialiste ning rakendanud õpitut enda elus. Tänaseks tean, tugev meel loob tugeva keha ja õnneliku elu. Siin jagan sinuga praktilisi nõuandeid, et saaksid teadlikult kujundada enda heaolu. Kui see kõnetab sind, oled õiges kohas. No nii, ma olen lõpuks siin, väga elevil maha istunud. Mõni aeg tagasi minu sõbranna, kellega me just väga tihti ei näe, aga mõned korrad aastas, ütles mulle, me ei olnud pikalt jälle näinud, ütles mulle sellise lause. Liina, ma olen juba kaugelt vaadanud, et sinu elu on nii palju muutunud, et see tundub just kui nagu sa oleks lotoga võitnud. Ja see oli selline naljatlev küsimus, mis tegelikult jäi mind ikkagi kummitama. Ja kummitama selles mõttes, et ma hakkasin mõtlema, et kui paljud inimesed tegelikult minu ümber, kes mind kas sotsiaalmeedias jälgivad või kuskil mujal näevad, seda mõtet justkui võivad endas kanda. Ja teisalt, kui paljud inimesed selle mõttega tegelikult elavad. Ehk siis nad ootavad seda lotovõitu, et nende elus mingisugune muutus toimuks. Ja mingil määral olin ka mina mõned aastad tagasi võib-olla see inimene, võib-olla ka minu vanuse tõttu sellel ajal, kes justkui ootas, et küll need võimalused tulevad, küll elu läheb nii, nagu ta peab minema. Aru saamata, et tegelikult mina olen ju see juhi rollis, on ju. Teine põhjus, miks ma siin täna olen ja miks ma seda tahan siin võib-olla ka jagada, on see, et ma olen ema ja mul on 2 imevahvat väikest last. Üks on juba natuke suurem kui väike. Ja ma tunnen väga suurt vastutust selle ees, et kui nemad kord suureks kasvavad, on neist sirgunud tugevad, terved indiviidid, kellel on väga head harjumused. Ja mina vanemana, omades neid tööriistu nüüd, saan neile eluks kaasa anda, et ka nemad teeksid tulevikus enda elus häid valikuid. Seega on see minu vastutus. Ja 3. põhjus on neist ilmselt kõige isekam põhjus. Olen alati tahtnud võib-olla olla enesekindlam ennast suuremale vaatajaskonnale või kuulajaskonnale ennast presenteerides ja ma ei saa seda tagasisidet paremini kui ennast tegelikult filmides. Ma tean, et see saab olema alguses väga veider ennast vaadata ja ma saan sellest nii-öelda häbitundest pean üle saama. Aga ma tean, et see on minu võimalus areneda. Seega need on need võib-olla 3 põhjust, peamist põhjust, miks ma täna siin olen. Aga läheme siis tänase teema juurde. Et kuidas ma täna seda elu elan siin selles imelises kodus, mida ma mõni aeg tagasi isegi võib-olla ei oleks ette osanud kujutada oma unistustes. Kuidas mina suutsin enda ellu kujundada need harjumused, et need tooksid mind täna siia, kus ma olen. Aga veel enne, kui me selleni nii-öelda ruttame, ma räägin korra taustast ka, et kuidas ma sellise eneseanalüüsini võib-olla jõudsin. Oli pandeemia, me olime kodus, nii olin ka mina ja mina oma mõtetega ja sellel ajal ma olin kindlasti väga ärev. Kindlasti on sellel osa mingitel traumadel, mis mind on elus nii-öelda edasi kandnud, millega ma ei olnud tegelenud ja üksi nii-öelda või kodus istudes aru saades, et need mõtted ja tunded võtavad minust nagu järjest rohkem võimust. Ilmselt sellepärast, et ma ei saanud nende eest enam põgeneda kas tööle või ma ei tea trenni, siis ma sain aru, et ma pean hakkama nendega tegelema. Ja sellel ajal,
kuidagi ma sattusin selliste huvitavate kanaliteni ja ilmselt see lihtsalt pandeemia ajal väga palju ka levis, kus suunati rohkem raamatuid lugema ja enda sisse rohkem vaatama ja ma mõtlesin, et okei, ma annan siis ka võimaluse. Ja ma võtsin kätte raamatu, minu meelest oli see Vihatants. Ma arvan, et see oli Vihatants. Ja kui ma seda lugesin, siis mu nagu maailm justkui avardus. Selles raamatus minu meelest psühhiaater kuidagi ravib kas mingid patsiente või siis paare ja õpetab neile mingisuguseid tööriistu, kuidas oma eludega siis paremini toime tulla. Ja siis seal on need nii-öelda kogemuslood. Ja siis ma sain aru, et okei, ma võin ka ju proovida igasuguseid asju. Ja siis kuidagi stardipunkt sai ka alguse, kus ma hakkasin raamatuid lugema. Ja nüüd fast forward tänasesse päeva, aastaid hiljem, lugenud väga-väga palju erinevaid raamatuid, huvitunud väga palju sellest, kuidas ma võin oma aju nii-öelda ümber häkkida ja seda lihast nii-öelda seal samamoodi treenida nagu, ma ei tea, jõusaalis biitsepsit või triitsepsit või mis iganes muud lihast. Ja see on olnud minu jaoks nii põnev ja nii nagu erutav justkui, et ma olen justkui nagu saanud mingisuguse häki, et ma saan nüüd oma elu kuidagi hakata programmeerima ise. Ja see on olnud nii põnev ja nii ma siis kuidagi olengi vaikselt igasuguseid asju enda ellu nii-öelda loonud ja toonud. Aga enne veel, kui ma räägin sellest, kuidas need harjumused tekkisid või kuidas ma neid nii-öelda looma hakkasin, ma räägin korra sellest, kui palju ämbreid ma ennem selleks kolistasin. Sest neid on olnud mitmeid ja palju. Näiteks oli mul selline, ilmselt ka sotsiaalmeedial on oma mõju sellele kindlasti, aga oli mul selline nagu super eesmärk, et nii Liina, sa käid iga päev jõusaalis, iga päev käid, ühe päeva nädalas võib-olla võid puhata. Kui kaua te arvate, et ma jaksasin selle karmi nii-öelda reegliga oma elus elada? Mitte kaua, mõned nädalad, võib-olla kuu. Kuni ma sain aru, et ma põletasin ennast läbi ja siis ma olen ringiga tagasi alguses. Või et ma loobun täielikult suhkrust. Või siis parem veel, ma teen neid kahte asja korraga. Ja siis ma sain aru, et okei, need ei ole nagu eesmärgid, mida ma ise endale sean. Ma kuidagi tahan kuhugi kuuluda ja ma tahan teistele kuidagi tõestada ja näidata, et ma ka võin, sest et teised ju teevad. Ja siis see lõppes tegelikult sellega, et ma tümitasin ennast, et ma ei saa kunagi hakkama, ma olen liiga nõrk, ma ei ole piisavalt järjepidev. Kuni lõpuks selleni, miks ma üldse pingutan, milleks üldse see kõik, mis ma teen, kuni täitsa tumedate mõteteni välja. Ja seda ringi ma tegelikult olen käinud aastaid, et alustanud suure motivatsiooniga ja siis jälle kõik nagu rentslisse. Ja tegelikult alguses tagasi ja veel hullemas kohas mõnes mõttes. Kuidas ma selle muutusin, aga jõudsin? Ühe kindla raamatu, mis minu kätte jõudis ja jumal tänatud, sest et see muutis tegelikult väga palju. Ja selleks raamatuks oli James Clear Atomharjumused, mille ma olen tänaseks põhimõtteliselt räbalaks lugenud ja ma ilmselt peaksin ostma endale, ma ei tea, uue versiooni. Ja kuidas see raamat mõjutas mind kõige rohkem, oli see, et ma sain aru, et kõike korraga ei saagi, kõike korraga ei peagi ja kõik eesmärgid, mida ma sean, on lihtsalt soovid, kui mul ei ole selleks mingisugust nii-öelda tegevuskava. Ja veel lisaks, kui need ei tule minu seest, ehk siis need ei ole minu identiteedipõhised või selle põhised, kes mina soovin olla, mitte see, et kas ma soovin olla, ma ei tea, kellelt eeskuju võtta ja siis see inimene olla justkui, mis on minu
käitumismustrile hästi tavapärane, et ma tahtsin kogu aeg kellegi moodi olla. Ja siis ei saanud aru, et miks ma ei ole. Et tegelikult kuniks ma sain aru, et ma pean lahti mõtlema, et kes mina tahan olla. Milline inimene, mis on need omadused, mis on sellel inimesel, kes ma tahan olla. Kas ma tahan olla inimene, kes iga nädalavahetus pidutseb ja saab läbi selle väga, ma ei tea, kiiret dopamiini. Aga aru saamata, et sellel dopamiinil tuleb ka ju langus. Või ma olen inimene, kes ärkab iga hommik ülesse, on energiat täis, päeval vastu minemas, jõuab tegeleda lastega, jõuab neile valmistada maitsva hommikusöögi. Ja see raamat väga palju mõtestas mind selles osas lahti. Selle raamatu põhieesmärk oligi nii-öelda edasi anda ja mida ma tahan siin ka rõhutada on see, et ei peagi kõike korraga muutma. Piisab ainult tegelikult 1% sinu tänasest harjumusest, mida sa täna teed, et sa muudad seda 1%, mitte 100 või 200 või ma ei tea paljut on ju, mida mina kogu aeg tegin valesti. Keha ei ole võimeline harjuma selliste harjumustega nii kiiresti, aga kui me muudame ainult 1% iga päev, siis tegelikult me oleme 37 korda paremad aasta lõpuks. Nagu, kes ei tahaks olla? See on ju täiesti, see on täiesti minu meelest revolutsiooniline. Ja kuidas sinna jõuda, ma kohe selgitan ka. Raamat räägib siis 4 nii-öelda põhietapist, kuidas harjumused üldse tekivad. Ja ma jagan seda valemit nüüd teiega, et kes väga paljud kindlasti teist võib-olla isegi on seda näinud, sellest kuulnud, aga ma ikkagi jagan seda uuesti ja ma loodan, et sa võtad selle endaga kaasa, sest ma ütlen sulle, see on justkui nagu illegaalne teadmine minu meelest, et sa saad nagu häkkida oma elu. Kas see ei ole mitte nagu põnev ja lahe? Ma panen selle siia ekraanile ka ja käime selle nii-öelda valemi koos läbi. Nii, ma korra räägin ka sellest ajaloost nii-öelda, kust see pärineb. Et 1990-ndatel avastasid Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi teadlased harjumuste struktuuri. Nad lõid siis harjumuse sellise ringi kontseptsiooni, mis kirjeldab meie rutiinide aluseks olevaid neuroloogilisi mustreid. Ehk siis see on siis see harjumuste või harjumuse ring. Esimene on siis signaal, vihje, mis vallandab ajus harjumuse käivitamise. Ma pärast on mõne näite ka, et oleks nagu lihtsam võib-olla aru saada ja võib-olla ka mõelda enda eesmärkidele ja kuidas seda siis enda elus nii-öelda lahti muukida. Teiseks on siis iha, mis on see soov ja motivatsioon seda harjumust nii-öelda teha, mis ajandabki siis meid tegutsema. Ja reaktsioon on siis see tegevus või see harjumuspärane käitumine, ma ei tea, see trenni tegemine, vee joomine, mis iganes jalutamine. Ja kolmandaks on siis preemia ehk siis tasu selle eest. Lühidalt öeldes see justkui see dopamiin või kasu, mida me sellest tegevusest saame. Ja mida rahuldust pakkuvam on see ülesande nii-öelda lõpetamine, seda suurema tõenäosusega me teeme seda harjumust või ülesannet ikka ja jälle uuesti ja uuesti. Ja kui nüüd mõista kogu seda ringi ja seda süsteemi, siis tegelikult on võimalik oma elu justkui nii-öelda häkkida või uuesti programmeerida ja luua häid harjumusi ja murda halbu nii-öelda. Ja see kõik peab olema siis nii-öelda vastavuses sellega, et milline inimene sa tegelikult siis päriselt olla tahad. Et kui sa oled selle enda jaoks lahti mõelnud, ma kusjuures soovitan, kui keegi nii-öelda tahab päriselt kaasa teha, siis ma soovitan võib-olla esimese asjana tegelikult mõeldagi lahti, et milline inimene mina olla tahan. Ja psühholoogid ja teadlased soovitavad selleks teha ühe harjutuse, et sa võtad paberi ja pliiatsi ja kirjutad lahti, millised on need omadused, mis iseloomustavad seda inimest, kes ma olla tahan.
kas ma tahan olla avatud, kas ma tahan olla enesekindel, kas ma tahan olla heatahtlik. Et mis on need tegevused, mida tema teeb? Noh, kas sa lähed poodi rõõmsalt tervitad poemüüjat või sa kõnnitast silmad maas mööda, et kumb see inimene on. Et need võivad tunduda alguses natukene veidrad, sellepärast et minu jaoks olid ka ja sellepärast ma nii kaua ka katsetasin, aga ma väga-väga soovitan seda teha. Ja tulles tagasi nüüd korra veel selle harjumuse ringi juurde, siis kuidas seda enda ellu implementeerida. Ehk siis, kui sa tahad luua mingit head harjumust, siis sa pead selle signaali tegema enda jaoks nähtavaks. Ja selle iha just kui atraktiivseks on siis see soov ja motivatsioon peab olema kuidagi nagu elevust tekitav. Ja see reaktsioon, ehk siis see tegevus ise, peaks olema võimalikult lihtne alguses. Et noh, me ei saa minna kohe oodata, et ma ei tea, me jookseme maratoni, see ei ole võimalik. Ehk siis, mis osa sellest, kui see on sinu lõppeesmärk, siis kuidas see tegevus alguses saaks sinu jaoks olla atraktiivsem. Ja see preemia peab olema siis ka, ehk siis see, mida sa sealt lõpuks saad, peab olema rahuldust pakkuv nii-öelda. Ja samamoodi on võimalik tegelikult muuta oma halbu harjumusi ja see läbi peaksid selle signaali tegema nähtamatuks, iha nii-öelda ebaatraktiivseks ja reaktsiooni keeruliseks, ehk siis selle tegevuse ise peaks looma niimoodi, et see oleks sinu jaoks keeruline ja preemia ka ei ole rahuldust pakkuv. Näiteks, ma toon näite, mis minu elus oli väga palju nii-öelda muutev. Kõigepealt ma hakkasin mõtlema sellele, kuhu minu aeg kulub. Siis ma sain aru, et väga palju see kulub sellele, et ma ei tea, veedan oma elu teiste elusid elades, ehk siis sotsiaalmeedias nii-öelda scrollides tühja. Teiseks väga palju mu telefon juhtis mind, mitte vastupidi, ehk siis kõik notificationid, mis ma tulid või need, kuidas see märguanded, mis need tulid, ma olin kohe valmis, haaran telefoni, vaatan. Ja nii ma tegelikult kulutasin tunde lihtsalt sellele, et millele, mitte millelegi lõppkokkuvõttes. Ehk siis selle harjumuse vähendamiseks, et oma telefoni mitte vaadata, ma võtsin endal, kõige lihtsam on võtta need märguanded enda telefonist, et sul ei tule neid või need tulevad teatud ajal. Ja jah, sa saad panna need alati sisse ja aga siis jälle mõtled sellele, et milline inimene ma olla tahan. Kuhu ma oma aega selle asemel saan panna. Et see on selline nagu jada, mida sa oma peas kogu aeg pead justkui nagu programmeerima ja häkkima. Nii. Ja teiseks, mis veel aitas mul seda õhtust scrollimist näiteks voodis, mis on nagu kõige ilmselt halvem harjumus, mis sul võib-olla saab olla. Ma ei taha nagu hinnanguid ka anda, aga mina ise tundsin, et see mõjutas minu elu väga palju, sest et uni mõjutab minu elu ja minu uni oli väga rahutu, sellepärast et ma õhtuti olin harjunud telefoni võtma ja seal, ma ei tea, mingid reels'e scrollima või YouTube'i vaatama või mida iganes. Ja et ma seda ei teeks, siis ma panin endale peale telefonile selle, mis ta on, bedtime, ma ei oskagi, kuidas see eesti keeles on. Ühesõnaga, et ma ei saa tegelikult oma telefonis ei mingit teavitusi, ega ma tegelikult ei saa teda väga lihtsalt ka avada teatud kellast, teatud kellani. Ja samamoodi hommikul ka, et ma ei võta esimese asjana telefoni. Meelsamini ma tegelikult panen endal telefoni hoopis kuhugi kaugemale, et ma ei ava seda esimese asjana hommikul. Ma magan küll kell käel ja sellel on teine põhjus, aga sellel on lihtsalt põhjus see, et ma tahan teada, kui hästi ma nii-öelda magasin või kui kaua ma magasin. Mulle meeldib väga asju mõõta, sest et ma olen aru saanud, et kui sa tahad midagi muuta, siis sa pead seda esmalt mõõtma. Ja kui me sellele tähelepanu ei pööre ja seda ei mõõda, siis me ei saa seda ka muuta, aga see on nii-öelda teine teema. Tuleme siia harjumuste juurde tagasi. Ühesõnaga, ma olen endale mingisugused piirangud pannud ja jah, see oli algul nii ebamugav, aga ma pidin kogu aeg tulema tagasi selle mõtteni, et milline inimene ma tahan olla. Ja kogu aeg selle ümber nagu, selle küsimuse ümber, ja kuna see oli minu
identiteedipõhine või kuidagi nii tugevalt tuli minu seest, et ma suutsin ennast kogu aeg korrale kutsuda. Kuniks lõpuks, see oli minu jaoks nii harjumuspärane, et ma olin oma aju nii-öelda ja ka keha tegelikult justkui ümber koodinud. Et nii, et see on selline väike trikk, mis on nagu nii selline tore valem, kuidas oma elu tegelikult ümber luua ja mina olen seda oma elus kasutanud sellest ajast saadik, kui ma seda raamatut tegelikult lugesin. Ja jah, on olnud neid nagu kordi ka, kus ma tulen oma harjumuspärastest käitumistest välja või ma ei tea, saan sõbrannadega kokku, me läheme õhtusöögile või me läheme ka välja, kuskil joome veini või midagi. Aga kõik need valikud, mida ma täna selles staadiumis teen, on minu teadlikud valikud. Mitte mingisugune, ma ei tea, arvamus, et keegi kuskil juhib mind või et elu juhtub minuga. Ei, mina juhtun ja mina valin ja mina teen. Ja kui ma tahan, siis ma valin mitte minna trenni täna. Et ma ei ole justkui nagu robot, kes lihtsalt kuidagi läbi elu lihtsalt nagu sammub, vaid ma saan ise kujundada väga palju seda, mida ma tahan teha ja kuhu ma tahan jõuda. Et kui sa tahad mõelda korra selle peale, et kas sa oled oma elus loonud mingisuguseid eesmärke, tihti tehakse seda näiteks jaanuaris, mis on mingid eesmärgid, mis ma tahan sellel aastal näiteks saavutada. Aga kas sa oled tähele pannud, et need on kõigest soovid, kui nendele ei järgne nagu mingisugust päris tegevust? Ja kui sul on need eesmärgid justkui olemas, võta nüüd endale ette, võta näiteks see esimene ja proovi nüüd seda harjumuse ringi nii-öelda selle ümber läbi teha. Kuidas ma saan seda eesmärki enda jaoks saavutada? Mida ma teen täna? Ja tuleta meelde, see on see 1% täna, mida sa pead tegema. Ainult üks väike protsent, mida sa pead täna muutma, et sinna jõuda tegelikult. Et mina tunnen ka mõnikord, et ma olen stressis ja emotsionaalne. Aga siis ma püüan ennast rahustada, sest ma tean, et see emotsionaalsus minus ei tee häid valikuid tegelikult. Ja mõned eesmärgid teevadki minus väga palju selliseid ärevust tekitavaid tundeid. Aga kui ma need vaikselt niimoodi enda jaoks lahti mõtestan väikesteks sammudeks, siis ma justkui panen ühe jala teise. Ma panen siia ühe klipi, mida ma tegin emotsiooni pealt üks hommik kusjuures. Kui ma olin jalutamas, jalutamine on minu üks harjumustest, mida ma olen endale loonud, mille üle ma olen väga õnnelik, sest et sealt tavaliselt tekivad mul väga head mõtted ja väga hea enesetunne ja ma teen seda iga hommik ja tihti ka õhtuti. Ja ma panen selle klipi siia. Veider, kuidas mingid harjumused on nagu nii sisse juba jäänud, et sa teed nagu seda automaatselt. Ärkasin täna hommikul ülesse, kell oli 5:30 ja vaatasin aknast välja. Saadikis. Lumi maas sajab juurde, täiesti nagu mitte selline ilm, et tahaks õue minna. Ja olin poodis pikali. Und enam ei olnud ja mõtlesin, et nii halb ilm, et ma siis nagu võtan mingi rahuliku hommiku. Ei lähegi kuskil, ei teegi midagi. Naasin seal ja see oli nii veider, sest et mu keha ei olnud harjunud enam sellel ajal nagu niimoodi rahulikult paigal olema nii-öelda, vaid juba nagu tegutsema. Ja ajul oli see ka justkui nagu mitte tuttav olukord. Nii ma siis tõusin ülesse, tegin oma tavapäraseid liigutusi, nagu ma harjunud olen. Tegin hommikusöögi ja mingi hetk ma nagu vaatasin, et issand, mul on juba nagu käru välja võtnud, et Leoga jalutama minna. Ja kõik see oli nagu nii automaatne, et ma mingi hetk nagu taipasin, et ma juba ootan seda hetke, millal ma saaks õue jalutama minna. Et see on nagu nii tavaline minu jaoks. Et, et see on nagu naljakas jah, kuidas
kuidas ma arvan, mõni aasta tagune Liina ei oleks seda tänast Liinat ilmselt nagu isegi osanud, ma ei tea, ette näha või ette kujutada. Aga näed, siin olen, väike paistab, mega ilus ilm on, lumi küll sulab, aga nagu nii tore, kuidas elu võib ikkagi nii palju muutuda tegelikult. Neid perioode ikkagi on, kus ma olen ärev ja kus mul tekib selline tunne, et emotsioonid võtavad üle ja siis mulle meeldib vaadata taevasse ja aru saada, et kui väike ma tegelikult oma murega olen ja kui palju ja kui suur see maailm nagu on. Et ma olen nagu tolmukübe selle kõrval, mis tegelikult maailmas toimub, on ju. Et harjumus jalutada on olnud minu jaoks kindlasti üks elu muutuvamaid kindlasti. Nii, ma mõtlen, et kas on veel midagi, mida me saame siin nagu läbi rääkida või läbi harjutada nii-öelda. Ma ei tea, jäta mulle alla kommentaar või kirjuta mulle, sa võid mulle kirjutada Instagrami näiteks. Kas see info on olnud sulle kuidagi kasulik, kas see on olnud sinu jaoks uus, kas see on midagi, millega sa oled näiteks maadlenud, aga sa pole siiamaani nagu mõelnud enda jaoks selle lihtsaks. Äkki ma saan kuidagi aidata sind selles osas. Et täna ma tunnen, et need teadmised, mis ma olen nagu saanud, ma soovin neid jagada, sest et ma tahan, et mind ümbritsevatel inimestel läheks ka hästi, et nad oleks ka õnnelikud. Sööks veel öelda on see, et see harjumuste loomine ei ole sprint. See nõuab aega, see nõuab vaeva ja järjepidevust kindlasti. Ja tegelikult see nõuab ka enda vastu lahke olemist. Ja üks mõte veel, mille järgi ma olen hakanud väga palju elama, on see, et happiness is a moral obligation. Ja ma saan sellest järjest rohkem tegelikult aru ja ma vastutan selle eest, et kui mina olen rahulik ja tasakaalus, mõjutab see tegelikult kõiki minu ümber. Ka minu lapsi, ka minu kaaslast, kõik inimesi minu ümber. Kui ma olen aga ärev ja pahuksis endaga, siis ka see kandub teisteni. Seega see on justkui minu kohustus teiste eest samamoodi, enda eest hoolt kanda ja oma heaolu eest. Et olla tasakaalus, olla rahulik, mitte oma šimpansi ajul lasta kogu aeg üle võtta ja emotsionaalselt reageerida. Sest et see loob kõigile teistele ka parema keskkonna. Ja ma tahaks anda edasi ka oskust olla enda vastu hea ja andestav. Kui see kuidagi sind kõnetas, siis sa võiksid tellida minu kanalit, sest et ma tahaksin jõuda võib-olla rohkemate inimesteni, kelle elu võib-olla saaks seeläbi paremaks kujundada. Ja samamoodi sa võid sellele videole vajutada meeldib ja võib-olla ka jagada kellegagi. Nii et mul on hea meel, mul on väga palju mõtteid, mida siin kanalil veel jagada. Kui sul on mingisuguseid ootusi, siis sa võid need ka mulle siia kommentaaridesse näiteks jätta. Ja ma olen lihtsalt nii elevil, et me oleme siia punkti jõudnud, et mina olen siia punkti jõudnud ja ma ei lase nagu mingitel hirmudel ennast enam juhtida. Olgu, näeme siis järgmine kord.